Järgmine noored roolis võistlussari jätkus 4. etapiga Kulbiluhu rallikrossi rajal Tartumaal. Vahetult kooliaasta alguse eel ja peale ilusat suve olid kõik taas huvilised rajal. Head meelt teeb see, et igal etapil on uusi tulijaid juurde tulnud. Sarja mõte on anda 8–15-aastastele poistele ja tüdrukutele võimalust võistelda ja teha tutvust tehnikaspordiga. Seda siis ühesuguste autodega ja kogenud juhendajate valvsate pilkude all. Läbida tuleb 3 vooru ja paremus pannakse paika parima vooru aja põhjal. Võisteldakse 2 vanusegrupis 8–12 ja 13–15 eluaastat. Sari on alates kevadest eredalt märku andnud, et noorte areng toimub ja see on tore. Nüüd aga rajale. Kõigepealt vaatame üle, kuidas läks tütarlastel. 4 nad seda päeva alustasid. Juba esimene läbimine näitas, et eriti tubli soos on Elisabeth Tamm, kes oli parem kohe mäe kõrguselt. Iga vooruga ka teised parandavad oma tulemusi. 3. koha saab lõpuks eelmise etapi võitja Gretemia Koha, kelle viimane voor lõppes just nii, nagu näete. Õnneks jäid kõik terveks. Parimana läks tal arvesse teise vooru aeg 01.09.73. Teiseks tuleb Elisabeth Adele Peek ajaga 01.05.13. Etapi võidabki Elisabeth Tamm, kes ainsana saab aja alla minuti. Ja nüüd hoia peal. Nüüd natuke paremal, hoia veel. Lasa natuke välja. Ja nüüd käib korvik peale. Kaes. Hoia. Ja nüüd pidur. No, sa oled ju siin sarjas keerelnud ju päris pikalt. Ja, harjutada tuleb päris korralikult, aga kunagi ikka saab selle võidu kätte. Mis see täna siis oli see, mis sinu võti, mis sinu kasuks nagu rääkis? Võib-olla see, et oli hea juhendaja, siis ma olen teinud trenni päris palju nüüd ja midagi sukest. Kuidas need trennid sul välja näevad? No, alati oleneb, kas me käime siis mingil platsil, paneme mulle torbikud, siis koos vennaga käime ja siis näidan läbi nende torbikute teen igasugusugused asju või siis me lähme nagu mingile pikale rajale, kus autod ei sõida, siis sõidame igasugusugused kohti. Aga rohkem saab ikka harjutada seal, kus on torbikud maas ja niimoodi. Nooremaid poisse, kes alustasid heituste esikoha nimel, olid etapile tulnud 25. Kohal ka kenasti kõik need, kelledele veel võimalus sarja üldvõidu nimel kaasa rääkida. Nooremate võistluse üks väga keeruline tegur oli pidevalt sadav vihm, mis tegi raja libedaks. Seega tulemused muutusid iga vooruga ja seda paremuse poole, sest vihm andis järele. Kõige koleda kiuste saab etapilt koju minna 5. tulemusega Ron Gregor Kadake, kellel aeg jääb seekord 48,486. Palju oli noortel rajal kurika puuteid, mis annavad trahvisekundeid. Eks see kiire ja puhas raja läbimine oligi üks võidu võitmetest. 4. seekord Jandru Kuuskajaga 48,450. 3. teise vooru korraliku tulemusega Martin Meindorf ajaga 48,10. Teine koht läheb Larsen Lubile 47,670 ja etapi võitja on Kaspar Kaasik, kes suudab just viimasest 3. voorust välja võluda sellise aja nagu 44,541. Milline esmane emotsioon olid, kui hommikul oli, kui sa seda rada siin nägid ja vihma sadas? No, päris hea oli. Tundus hea rada olevat ja kiire. No siin oli paar sellist sopast kohta ka, seal libe ei olnud. Väga ei olnud. Ja kui palju need kurikad ja üldse need puuted seal nagu asja keerulisemaks teevad, et kui palju sa neid jälgida suudad? Neid tuleb ikka päris palju jälgida, kuna see annab päris palju rahvasi. Kas see 3. vooru sõit oli sul kõige puhtam? Vist oli jah. Ma ise sain aru, et oli teine ja 3. oli kõige panem. Päeva teiseks pooleks, kui vihmasadu oli lõppenud ja rada tuule käes praktiliselt kuivaks tõmbunud, said oma võimaluse vanema vanuserühma nii tüdrukud kui ka poisid. Tüdrukutest alustas võistlust 5 neidu. Esmakordselt kaasa löönud Rita-Liisa Mooses sõidab üllatuslikult välja esimeses voorus aja 01.33,858. 4. tulemuse saab Victoria Helena Peek, kes küll ka sõidab korra rajalt välja, aga sellegi poolest tubli 01.05.95. Pedestal läheb lõpuks välja järgmine. 3. tulemuse saab Annabel Taaber, tema parandab iga vooruga aega ja 3. voorus läheb kirja 53,849. 4. etapi teine on Katleen Kaasa, on 3. vooru ajaga 51,899. Etapi võidab päeva kõik voorud kiiresti sõitnud Marta-Liisa Meindorf, kes saab parimaks ajaks 3. voorus 48,822. Seega 2 pedestali kohta ühte perre, noorem vend Marten oli 3.
Kuidas ta seal niisugune pere sees see konkurents on, et kas ta nagu ise vaatate ka, kes võistlusel parem on ja kõvema tulemuse teeb? Ikka vaatame ja jälgime ka ja kui trenni teeme, siis ajaliselt vaatame ka ikka, kumb peale jääb. Ma saan aru, et teil on ikkagi suhteliselt selline igapäevane see selline autoga sõitmine ja trennimine. No pigem ikka on. Mis te teete seda oma huvist või on ikkagi sellised pikemad sellised eesmärgid ka või? Me teeme nii ja naa. Natuke on ikka ette ka mõeldud, aga muidu on ikka enda huvist ja... Vanemate poiste võistlust alustas 17 noort ning võib juba suhteliselt kindlalt väita, et selles arvestuses on vägagi hästi näha, et tegemist on juba selliste mehehakatistega, kes vägagi kindlalt soovivad ja otsivad võimalust kiirelt sõita. 5. tulemused etapilt tuleb alles Simon Poljakovile, kes aja 49.390 sõidab välja 3. voorus, kus ta on ka 3., kuid sellest ei piisa. 4. tulemused etapilt ajaliselt 45.520, selle autoriks on Marta Nõunamaa ja see sünnib 2. voorus. 3. koha noormees sellel etapil on ajaga 45.471 eelmise etapi võitja Renete Riitsalu, kes päeva alustab hästi, kuid trahvid rajalt andeks ei anna. See aeg tal tuleb 3. voorust. Sõidupäeva 2. tulemuse eest hoolitseb aga Gert-Martin Jesmin. Ainukesena saab ta aja 44 sekundi sisse ja see on siis 44.246. Selliselt sõidab ta 2. sõiduvoorus. Päeva võitja ülitihedas konkurentsis on aga Kaur-Aron Alaväli. Tema paugutab sellise kõva tulemuse nagu 43.422 ja seda samuti 3. voorus. Esimene ring läksin rahulikult sõitma ja siis teine ring läksin natuke rohkem. Ja viimane ring siis, panin veel viimase välja. Ja kuidas sa üldse ära tunnetad, sest siin on ikkagi oht selles, et kui sa natuke üle tõmbad, et oled ju kohe tegelikult kadunud, kuskilt tuleb mingi puude või rajalt välja sõit ja see aeg on kadunud? Tuleb loota lihtsalt, et ei lähe pihta. Et jah. Kui palju sa üldse vabal ajal tehnikaga tegeled ja üldse sõidad? Vahepeal saab ikka käidud rajal. Järgmine 5. etapp sõidetakse 3. oktoobril Põltsamaal Kuningamäe kardirajal ja endiselt on oodatud võistlema kõik, kellel huvi.